kus on ka täna aastapäev ja vend Valter Toompuu ütles ka, et palun anna minu tervitused ka edasi, nii et vend Valter Toompuu tervitused teile. Aga tulin täna hommikul Riiast ja selle nädalavahetuse Riias Agenskaltsi baptisti kogus tähistab ka 130. juubelit. Ja seal olid mitmed inimesed kokku tulnud ja nad kuulsid, et Pärnu on ju tegelikult Riiaga väga tihedalt seotud ja nad palusid ka teid tervitada. Nii et annan kõik need tervitused teile, Jumala õnnistus teile. Tulen alati siia Pärnusse ja teie koguduse keskele sellise sooja ja hea tundega, sellepärast et see on nagu üks esiisade maale tulek. Minu isa on siin koguduses olnud, minu vanaisa on siin koguduses olnud ja minu vanavanaisa on ka siin koguduses olnud. Ja täna ongi vanavanemate päev. Ja enne kui ma jõudsin siia palvemajasse, ma käisin ka kalmistult läbi ja seisatusin oma vanavanaisa haua juures. Ja niimoodi mõtiskledes sellele, mida tema ja mida need esiisade nagu pärand on mulle andnud, ma tänasin Jumalat selle eest. Ja siis ma tõstsin oma pilguga taeva poole, ütlesin, Jumal, aita mulle olla ka selle pärandi vääriline. Aita elada seda edasi, mida mulle on pärandatud. Ja siis mu silme ette jäi üks puu ja ma mõtlesin, et see ongi niimoodi, et see, mis meil on antud, kust me tuleme, on nagu üks suur puu ja me oleme nagu oksad lihtsalt. Ja me ei ole ise ennast loonud, meid on pandud sinna okste külge ja me võime vilja kanda tänu sellele, et me oleme jätkatud. Jeesus ütleb, mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Ja see on ka Pärnu Immanueli kogudusele kindel hea teadmine, et me ei ole lihtsalt ise selles maailmas, vaid me oleme tänu Jeesusele, Kristusele. Aga siis ma mõtlesin ka, et see viinapuu on hoopis teistsugune puu, kui me Eestis tavaliselt mõtleme, kui see puu, mida ma ka seal kalmistul vaatasin. Viinapuul ei olegi niisugust tugevat tüve. Ongi ainult oksad. Ja nad liiguvad, nad lähevad edasi, ma ei tunne hästi botaanikat, aga see on natuke ronitaime moodi. Need ongi need oksad ja Jeesus ütleb, kui te jääte minusse, siis te jääte ka minu sõnasse. Ja kui te jääte minusse, siis mina jään teisse. Ja see on hästi oluline, et me hoiame Jeesusest Kristust, tema kogudusest kinni. Me olemegi üksteisele antud tänu Jeesusele, tänu tema vaimule, tänu tema sõnale. Ja minu soov, minu palve, minu õnnistussoov on ka, et sellel juubelil te võiksite uuesti nagu klammerduda issandasse. Kas te olete siin või te lähete välja, Jumal teab, aga kui me oleme temas, siis tema õnnistus jääb meiega. Nii et õnnistad aastapäeva kõike, mis on ees. Et see väljaläkitamiste aeg ei ole lõppenud, vaid täna on siis ka üks väga niisugune tähtis hetk, et me läkitame alati ikka kõige parema, kõige kallima. Meie koguduse nüüd juba hetkel enam mitte juhatuse esimehed, me juba vahetasime need ametid ära, aga läkitame Kilingi-Nõmme vabakogudusse pastoriks. Jumal on teda kutsunud, keegi ei ole sundinud, vaid see on Jumala kutse ja me saame ainult kaasa paluda ja läkitada. Ma palun, et vend Ahto Saar, meie uus juhatuse esimees, tuleks ka siia. Ma nii palju ütleksin Kilingi-Nõmme koguduse kohta, et see 30. aastatel oli seal grupp usklikke, läbi nõukogude aja peeti seal jumalateenistusi. Seal oli üks vanavend Paukson, kes kasvatas abet ja käis selline legend tema kohta, et ta oli ütelnud, kui nõukogude kord tuli, et tema ennem abet ära ei aja, kui see nõukogude kord pole kadunud. Aga muidugi nõukogude kord ei kadunud, ta jõudis ise ennem ära kaduda ja koos abemega. Aga täna on siin Kilingi-Nõmme koguduses terve tore hulk armsaid inimesi. Me kingime teile oma parima. Palun, Joel ja abikaasaga tule siia, et me saadame ikka koos välja. Ja palume õnnistust. Tulge siia ja vend Ahto Saar, kui sa palvetaksid. Sest sinu tahtmine on õige ja see,
mida sina teed, ei vaja muutmist. Kui sa kutsusid venna issanda põllule, siis see on kindlasti sinu tahtmine. Me palume, et venn võiks jätkata sinu teenimist kuulekuses, armastuses sinu vastu, et tal ei puuduks ühtegi vaimuannet, mis on vaja selles töös, selles uues alguses, kus ta pastorina peab kogudust Kilingi-Nõmmes teenima. Issand, me palume, et sa õnnistaksid perekonda, et tagala oleks tugev. Et sa õnnistaksid kogudust, keda ta teenib, sest üheskoos on hea edasi minna. Issand, kingi vaimulikku selgust, kingi sõna õiget jagamist, kingi sõnakuulelikkust ja kingi armastust sinu vastu. Issand, tänu, et sa kannad venda kõiki, kes temaga koos lähevad läbi igasuguste olukordade, olles ise kaasas. Aamen. Issand, me täname sind südames selle eest, et sa oled meid kõiki kutsunud oma kuningriiki. Me oleme sinu lapsed, me oleme sinu koguduse osalised. Ja issand, tänu sulle selle 130 aasta eest, mis Emmanueli kogudus on mitte ainult ise hoidnud ühte sinuga, vaid on ka välja läkitanud sinu nimel oma töötegijaid. Ja me täname sind selle eest, et taas on see selgeks saanud, et sinu läkitus on jätkuv. Me täname sind südamest Kilingi-Nõmme koguduse eest, keda sa oled hoidnud ka sellel ajal, kui neil ei ole olnud oma karjas. Tänu sulle Emmanueli koguduse teenimise valmiduse eest. Läbi aastate on käidud Kilingi-Nõmmes, et teenida, et panustada. Ja issand, nüüd oled sa andnud nii kogudusele seal, kui ka siin vennale selge tunnetuse, et sa oled, issand, neid pannud ühte sinu riigi jatra vedama. Ja me palume sind südamest, et sinu õnnistus läheks kaasa Joeliga, tema abikaasaga, issand, kogu selle teenimise läkitusega. Meie ei suuda inimlikult seda teed teha, aga issand, sina võid oma püha vaimuga teda võida ja varustada kõige vajalikuga. Issand, tõesti me palume, et kõik need annid, mis sa tema sisse oled pannud, saaksid lõkkele puhutud. Ja Jumal, et tema oskaks esile tuua ka selle koguduse keskel selle täieliku potentsiaali, mis sa oled sinna pannud. Issand, me palume, et Kilingi-Nõmme saaks õnnistatud selle läbi. Aga et nad kunagi tunnetaks ka, et nad on jäänud sinna lihtsalt üksi omaette, vaid nii nagu Emmanueli kogudus, nii ka teised me kogudused võime moodustada selle viinapuu võrgustiku. Issand, kelle kaudu sina oma elumahlad ja oma elujõu annad jätkuvalt edasi. Issand, me täname sind selle eest, et sa teed üle meie palvete ka. Sa tead, mida Joel vajab, mida tema abikaasa vajab, issand, mida nad üheskoos vajavad. Issand, mida Kilingi-Nõmme kogudus vajab, anna neile nägemust, anna neile vägevust ja issand, olgu sinu sõna elav ja vägev tegema kõik ja laskma korda saata seda, et inimesed tulevad päästmisele, et kogudus kasvab ja tugevneb ja sinu riik läheb edasi. Seda me täname, et sa kuuled ja me palume, et sa vastaksid Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Kallid, meil on nüüd nii palju botaanikat teile kaasa. Kõigepealt ma, Joel, sulle need toredad tänavad. Viiled pildid meie nimel ja mõne julgelt, aga sealt tuleb veel botaanilisi. Palun istuda. Nii, et Jumal saab õnnistada inimest, kes on tunnistanud ta oma issandaks. Ja neid õnnistusi tuleb rohkesti, aga need õnnistused kanduvad ka mõne inimese kaudu teistele õdedele, vendadele. Ja me oleme väga tänulikud juhatuse poolt ja terve koguduse poolt, et Joel on olnud see vend, kes on meile väga palju tuge andnud, meile väga palju eeskujuks olnud. Me soovime talle jätkuvaid õnnistusi ja et ta ikka meie koguduse keskel hästi tihti käiks ja hingime ühe viljapuu, see on nagu sümboolne, et viljakandmine on see esmane asi. Ja see ei ole viinapuu, aga sümboolselt on ikkagi see puu ja see tuletab meelde ka, et te olete
oksad ja peate viia andma. ja öeldakse ju nii, et kodu on inimese kindlus. Mina ütlen, et vaimulik kodu on esimene kindlus ja oma kodu on teine kindlus, aga mis kindlus on ilma perenaiseta, eks. Ja me tahaks ka õnnistust paluda ja soovida Marja-Leenale, et oleksid ikka Joani kõrval ja palju jumala õnnistusi teile mõlemale. Nii, ka Kilingi-Nõmme koguduses on kohal ja aga me unustasime veel ühe tähtsa päeva ära, et Joelil on ka täna 25. sünnipäev. aga puu on ploomipuu, nii et armas Joel, olgu see laul, mis saab nüüd kõlama meie poolt, üks motodest, millega sa välja lähed ja tahtsin koorile aitäh öelda kõige eest, mida te olete teinud ja aitäh, et ma pooleldi üllatusena võin ka kaasa teenida teiega. Saagu kõik au Jumalale, ütleb see laul ka. Ei
palun, et Šalomi, meil on ajakirjanik, kui ma andsin intervjuus, küsis, et mida te teete väljapoole nagu linna jaoks. Siis ma ütlesingi, et ikka Šalomi kaudu ja palun, Anne. Lugupeetud aastapäeva kogudus, lugupeetud pastor, lugupeetud külalised, mul on eriliselt hea meel tervitada teid Šalomi abikeskuse poolt ja eriliselt hea meel on mul eelkõige sellepärast, et pea 40 aastat tagasi, tulles mittekristlikust perekonnast ja sattudes sügaval nõukogude ajal kirikusse, võeti mind siin vastu väga heasoovlikult ja ma andsin oma elu Jumalale. Sellel ajal oli siin pastor Albert Tammo. Siis pea 37 aastat tagasi laulatati siin kirikus minu abielu. Siis oli pastor Ingmar Kurg. Siis ülejäänud ajad meie 6 last sahistasid siin pinkide vahele. Tänaseks on siin mõned lapselapsed, kes juba sahistavad. Mul on hea meel anda edasi see lillepuklett Šalomi abikeskuse poolt, et pastor Joosep Tammo on nõustanud meid kui ühte MTÜ-d 20 aastat. Ja see töö, mida me teeme koostöös teiste kirikute ja kogudustega, need õied räägivad sellest oikumeeniast, mis Pärnu linnas on tänu Joosep Tammo heale nõustamisele väga hästi ja väga koostöö vilja leidnud. Me oleme sõbrad ja peame rahu isekeskis ja tahan edasi anda ka teile sellise tervituse sõnumi, et soovime rahu teie päevade südamesse, et see püsiks kinda ja muutumatuna, mis ka ei juhtuks. Šalom! Armas Pärnu kogudus, vend Joosep Tammo, on jälle hea meel olla siin ja see on üks kodune paik olnud ka nende aastate jooksul, mil mina olen võinud isiklikult olla siin teie osaduses. Ja täna koos kõikide teiste tervitustega tahaksin lisada siia Tallinna Allika baptisti koguduse tervituse. Me oleme natuke nooremad, tähistame oktoobri 3. pühapäeval 110. aastapäeva. Et me vaatame jätkuvalt teie poole alt üles. Jumal on teid õnnistanud. Aldor ütles, et see geograafiline tegevusväli on olnud küllaltki piiratud Immanueli kogudusele, aga me nägime täna selle meeste väe kaudu, see on olnud siiski lai. Ja ma tahaksin ütelda, et see on olnud ehk juhtide visioon ka, ja ma usun ka koguduse visioon. Ja Jumalaga õieti koos olles me võime olla suuremad, kui me tegelikult oleme ise ja kui me oleme üksi. Nii et olge tänatud ja ma usun, et see on ka väga sümboolne, et me vend Joeli või et teie vend Joeli täna ka välja läkitate, et te tahate jätkata selles samas vaimus ja vaimsuses. Nii et aitäh ka selle osa eest. Tervituse salmi ma loen ja see on psalm 100. Natuke ühendatud ka selle lauluga, mida võisin laulda. Tänulaul. Hõisake Issandale kõik ilmamaad. Teenige Issandat rõõmuga. Tulge tema palge ette hõiskamisega. Teadke, et Issand on Jumal, ka Immanueli koguduses. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Tema rahvas ja tema karjamaa kari. Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage teda ja andke tänu ta nimele, sest Issand on hea. Tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Aamen.
et see on perenaised keedavad kohvi. ja see on niimoodi, et kui need aurud lähevad sinna sellesse indikaatorisse, siis see hakkab liiga vara tööle. et kõik on korras. et ega vot sellist äratust kirikus ei ole veel olnud. kui on ikkagi, tänan rahuliku meele eest ja nii ta on, et see on nüüd esimest korda teenistuse ajal, aga vahest on juhtunud seda mõne teisel ajal. aga kuuleme laulu.
suur tänu kõigile lauljatele, te võtsite, ärge ära minge veel, et te võtsite selle aja, olete meid teeninud, rõõmustanud ja vaat meil ei ole kohe teile Olevistesse samasugust koori vastu saata, aga üleeile ühes Pärnu restoranis süües lubasin teie pastorile, et tulen 2 laupäeva teen piiblikooli. Aga suur tänu, kõik need lilled kuuluksid nagu kõigile, aga me anname ikka koorijuhile. Nüüd teated. Me kuuleme veel jutluse minu armastatud vend Bill Ankerberg Californiast jutlustab. Meil on aega. Kui nüüd me laulame selle, see on küllalt pikk ja vana laul, korjanduse laul, et kui kellelgi on ihulikke vajadusi, rahulikult käige ära midagi, see on erakordne päev. Aga jutluse ajaks oleme tagasi. Nii, pärast jumalateenistuse lõppu on ühispilt, kuidas seda teostada, on mul täiesti ettekujutamatu. Aga ma siiski kujutan ette, et kõik, kes vähegi soovivad pildi peale jääda, et me katsume kuidagi koguneda ikkagi siin ruumis, sest väljas ma ei näe võimalus eriti. Aga niimoodi, et kõik laome täis selle ülemise osa ja alumise osa, nii et ja kui rõdu pealt teha, siis saame pildi. Ja pärast seda on kaetud selline söömaelaud, armastussöömaeg. Nii et ärge ära minge, igaüks armastusega on tehtud. Kohe mitu plaati on igaüks kohe perenaised teinud ja kohvid ja kõik selle juurde. Kolmapäeval, nüüd hakkab argipäev, see, mis on kõige tähtsam. Kolmapäeval on piiblitund, me oleme ikka ilmutusraamatu juures, neljapäeval eakate osadus kell 11, reedel palvetund, noorte osadus ja pühapäeval on jumalateenistused kell 10 ja kell 17, see on kell 5 peal lõunat. Nii, siin on asi natuke läinud paigast, aga väga tähtis teade. Alfa kursus algab 28. septembril. Vaadake, mis tähendab viga. Tegid väga suure vea, aga jätke meelde septembrikuus kell 13 ja perealfa 18. oktoobril, aga see on 19.30. See on nagu ajaliselt, see informatsioon tuleb kõik. Need on väga tähtsad töö algused. Vahepeal on veel juuniorite töö algus ja jälgime neid asju. Aga nüüd me laulame üheskoos laulu. Veel elab vanemate usk ja sel ajal paneme kokku oma armastuse Anni, ohvri Anni Jumariigi töö kasuks. Nii et teeme siis seda, laulame Veel elab vanemate usk. Amen.
issand, me täname kõigi nende ohverdajate ja annetajate eest, kes 130 aasta jooksul on oma piskust või paljust andnud ja kelle hulka täna ka meie kuulume. Täname, et sa oled ikka oma rahvast kaitsnud, varjanud. Igapäevane leib on olnud raskel ja heal ajal laual. Oled meid sõjas hoidnud ja rahuajal hoidnud. Ja täna on rahuaeg, vabadus, heaolu. Issand, tänu kõige eest. Õpeta meid seda kasutama ja armastuses oma piskust või paljust jagama. Aamen. Palun istuge.